Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere, head sõbrad! No meie Eesti Laulu podcast ei saaks olla täiuslik, kui ikka meil ei astuks veel kord läbi Eesti Laul 2020 võitja Uku Suviste. Tere! Tere taaskord! Uku, ma seekord hakkaks kohe päris alguses pihta selles mõttes, et kuidas sa tahad, et sinu kohta öeldaks? Mis on see tiitel, mis sinu enda arvates on kõige sobilikum? On see laulja, muusik, laulja, laulukirjutaja, artist? Oled sa mõelnud selle peale? No kui sa lähed päris algusse, siis ma arvan, et tegelikult ikkagi inimene oleks võib-olla kõige õigem. Et kõik ju, mis sellele järgneb, on kuulaja ilmselt võtab mind rohkem kui lauljat. Ma ise võib-olla muusika mõttes näen ennast võib-olla üldse rohkem kui, ma ei tea, klahvimees äkki või kuskile sinna kanti. Oota, ausalt räägid praegu või? Pigem küll. Klahvpill oli mu esimene pill, mida ma hakkasin kunagi õppima, et muusika tuli 10 või rohkem aastaid hiljem, kui ütleme sellest laulmisest sai nagu soolo laulmine. Et laulnud ju väiksena on saadud ka päris palju koorides ja nii palju kui enda jaoks kodus, aga jah, see tuli ikkagi päris palju hiljem. Kas laulmine on muusikas hetkel sinu jaoks number 1 kõige nauditavam tegevus? Kui niimoodi pingeritta panna, ma pigem ütleks, et ma ei oskakski niimoodi võib-olla pingeritta panna, ma arvan, et ta on üks minu jaoks väga oluline väljendusvorm ja antud juhul ka toob mulle leiva lauale. Väljendusvorm ehk siis, mis sa mõtled sellel? Noh, millega mina oma loomingut, oma emotsioone, oma kirjutatud ka teiste kirjutatud väljendan, et pigem see on nagu minu jaoks, mis tähendab nagu laulmine. Kas sa oled 100% muusik või sa teed veel midagi? Ma ei ole töötanud muul alal, mis mulle leiva toob. Ütleme, muusika on nagu selles mõttes andnud võib-olla võimaluse arvestades tänapäeva sotsiaalmeedia levikut, võib-olla toonud mõneti kuidas seda öelda, cross-marketingu läbi ka leiba juurde, et see pigem on selline nagu hüve olnud, aga jah, ma ei ole nagu töötanud otseselt kuskil mujal. Selle perioodi sees, kui ma olen otsustanud, et ma nüüd olen muusikaga Mis selle perioodi algusetk on siis? Ma arvan, et selleks võib luua kuskil sinna äkki 2009 pigem aasta. Et enne seda oli ikkagi tugevalt nagu õpiperiood koolides, siis Berkeley's, Georg Otsas, samal ajal oli küll esinemisi, aga võib-olla see on see aeg, kus saab öelda, et ma ei olnud täielikult sellest sõltuv, et ennast üleval pidada. Et kuskil paneme siis 2009-2010 sinna kanti on, kus on see, kus ma olin täielikult. No nüüd tõesti ligemale 15 aastat hiljem, mida Berkeley's õppimine sulle kõige rohkem andis? Silmaringi päris palju avardas ja väga palju tutvusi. Õpiprogrammis on väikeseid erinevusi loomulikult, aga muusikateooria kui selline tegelikult on ju varasemalt omandatud. Tol hetkel meil ei õpetatud produktsiooni näiteks sel tasemel, mis on praegu meil kindlasti väga palju rohkem arenenud, kui ta oli siis. See oli üks asi kindlasti, loomulikult oli väga erinevast keskkonnast nii õpilasi kui õpetajaid. Jällegi üks asi, mida me ei koge siin, nagu võime küll kogeda tänu workshopidele ja YouTube'idele, mis iganes, aga see oli nagu see, mida meil otseselt nagu koolis igapäevaselt ei olnud nagu sellist valikut lihtsalt. Et see oli, mina näen, et kõige olulisem. Millised need õpingud välja nägid? Kas oli nii, et sa läksid siis igal hommikul läksid kuhugi kooli ja siis oli mingi grupp või siis oli kuidas üks ühele või olid mingid perioodid või? Selles mõttes ta oli ülikool nagu ülikool ikka või ütleme muusika ülikool ikka, et on teatud ained, erialaine, bändid, tunnid,
et taolised ained on ikkagi nagu üks ühele või siis tead väiksema grupiga. Aga on ka rühmatunnid, eks ole, solfedžod, air training, harmoonia ja nii edasi, eks ole, need on võimalikult ja ka produktsioonitunnid tegelikult, need oli ikkagi rühmatunnid. Et jah, läksid hommikul kooli, õnneks kohe põhimõtteliselt üle tee, et me elasin korteris ühe Itaalia trummari ja Itaalia saksofonimängijaga ja ka vahepeal meil elas seal Porka, kes praegu siis Trafficus mängib ka minuga. Jah, et sellise kirju seltskond, aga jah, see oli üks selline nagu põnevaid osasid. No kui me vaatame teisi selliseid kultuurivaldkondi, meelelahutusvaldkondi, kas või televaldkonda, siis mulle tundub, et natukene siin sellised kohalikud tegijad kriipsutavad nina selle peale, kui keegi tuleb mingisugusest suurest ülikoolist tagasi Eestisse. Kuidas sinu puhul oli? Kui sa tulid tagasi, sa olid Berkeley's käinud, kuidas Eesti muusikaringkond vaatas selle peale? Ma ei ole ise nagu kogenud, et keegi oleks kriipsutanud nina, võib-olla see juhtub selja taga, millest ma ei ole teadlik. Aga ma arvan, et selleks ka selles mõttes täielik vabadus teha, et ei ole ju, ma ei pane seda pahaks. Igal nina kriipsutamisel on ju mingisugune põhjus taga ja et võib-olla selle põhjuse iga inimene, kas ta tahab või ei taha, endasid nagu ise leida, et otseselt ma ju kellegile midagi halba sellega ei tee, kui ma lähen kuskile ülikooli õppima, millest ma olen unistanud. Absoluutselt mitte. No nüüd me oleme kuskil seal 10. vahetusel. See oli vist juba see aasta, kui sa käisid Eesti Laulule, said Disklahvi, see oli 2009 või 2010? Issand. Kas see oli äkki see oli pigem 11, ma võin ka mööda panna. Kas oli enne või pärast Jurmalat? See oli ikkagi see oli ikkagi pärast Jurmalat, jah. Räägime siis natuke sellest Jurmalast ka. Kuidas sa sinna sattusid ja mida see sulle andis, kui sa praegu vaatad sellele tagasi, mis oli umbes 10 aastat tagasi? Jurmala konkurss, ma arvan, et see andis võib-olla, ma ei olnud nagu tegelikult väga kursis olnud kunagi vene muusikaturuga, võib-olla on nagu see õige sõna öelda, et ja ega ei saa öelda, et ma tänagi seda oleks, aga see muidugi näitas midagi, mida ei olnud varem näinud. Sellelt juba, kuidas asju seal korraldatakse, sellelt ka kindlasti, kui laia ampluaaga tegelikult kogu see tööstus on, kohe väga laiaga. Sellest, kuidas suhtub publik artistidesse, et selles on päris palju sellist, mida näha. Eriti kui kunagi ei ole nagu näinud. Ja loomulikult eks seal andis ka esimesi selliseid väga, väga võib-olla olulised kontakte, mida tänagi sutsu kasutad. Kui palju sa just selle Jurmala võistluse nimel pidid oma vene keelt lihvima või milline tase sul enne oli? Kehva, väga. Ja ega ma nii palju, ma lihvisin seda selles mõttes, et mulle varasemalt ma olin vene keeles laulnud küll, mitte palju, aga veidi ja mulle meeldis mulle alati meeldib vene keelt lugeda või rääkida vene keelt siis, kui ma tean, mis ma räägin. Et mul on nagu meeldinud see kõla, mis muuda ta kõlab loos või laulus. Aga ma ei olnud ise kaugeltki mitte puhas rääkida ja mul ei olnud tol hetkel ka aega nagu seda endas nagu väga arendada, et mida ma harjutasin kindlasti oli see lugu, mida ma vene keeles laulsin seal. Aga eks ma sain tunda seda, kus on mökk tuleb suust ja kaks sõna inglise keeles või inglise keeles räägiks hea meelega seal, aga jah, tuli kuidagi nagu läbi saada, õnneks mul oli tol ajal oli isa oli kaasas, kes valdab nagu hästi keelt, nii et tema oli mulle suureks tõlgiks ja kusjuures sealt ega ma ei olnud ainultkene inimene, kes vene keelt ei rääkinud, seal oli sel aastal meil oli Brasiiliast neiu, Ameerikast tol ajal küll ei olnud, aga oli paar sellist riiki veel, kes ei olnud Venemaa ega ta ei olnud ka endine Nõukogude maa, et ta räägiks vabalt vene keelt.
ehk siis meile määrati tõlgid ja mina eestlasena oli üks, kellele tõlk määrati. Aga kuidas selle asjaga on seal nii-öelda Venemaa muusikaturul, et kui sa sinna lähed, sa pead ikkagi vene keeles rääkima või vaadatakse ka kuidagi, nagu kunagi nõukogude ajal vaadati, et vot see tuleb meile läänest ja las ta räägib inglise keelt, äkki ongi lahedam? No siis, kui sa tuled läänest. Aga kui sa tuled Eestis, siis aga ikkagi kui sa tuled Eestis, siis sa tuled küll natuke läänest, aga sa ei tule nagu, vaata tänapäeval see ei ole nagu enam nii lääs. Mina vähemalt näen seda nii, ma võin eksida, aga sest kõik, mis ju lääne poolt ka muusika liigub sinna mitte läbi kuidagi nagu läbi Eesti või selles mõttes on ju kõik nagu tänu internetile ja muule meediavahetusele väga lahtine. Et ega ma ei tea, seda peaks võib-olla mõne vene inimese käest küsima, et kuidas tema näeks ühte Eesti poissi, kes laulab inglise keeles. Aga praegusel hetkel sa räägid vabalt vene keelt? Ei räägi. Ei räägi? Ma arvan, ma teen väga palju vigu. Aga võtame kas või, kui sa suhtled Filipp Kirkoroviga, ma lugesin ühest intervjuust, sa räägid inglise keeles, jah? Filippi puhul on see, et ta millegipärast ise räägib, samuti Ani Lorak, kes oli mu mentor seal, nad millegipärast ise soovivad rääkida, isegi siis, kui ma pöördun nende poole vene keeles või vastan vene keeles, siis nemad räägivad minuga inglise keeles. Et võib-olla see on väike näide, et ju nad näevad siis mind natukene läänepoolsemalt. No hüppame sealt edasi selle ühe Eesti laulu juurde, kus sa said disklahvi. Kuidas see siis välja nägi kokkuvõttes? Kas ühel hetkel siis toona Mart Normet helistas, ütles, et kuule, sa oled nüüd maha võetud või kas seal käis mingi diskussioon ja oli veel mingi arbitraaži kohus võimalik või mäletad sa seda? Mina mäletan, et mulle saadeti minu arust mulle saadeti link, kus oli mingi väljaanne, kas see oli Õhtuleht või Delfi, ma seda ei mäleta täpselt, aga mulle saadeti link sellest, kus sellest oli juba siis mingisugune nupp tehtud. Et see lugu on juba olnud? Et mina helistasin loo autorile, küsisin, kas ta on teadlik. Loo autor oli Rein Rannap? Ja. Mis Rannap ütles? Ei, ta ei olnud teadlik ja ta siis ilmselt uuris ise ka selle kohta. Ja nagu ma aru saan, siis ta lõpuks ei olnudki sellest teadlik, et ju seal oli mingisugune lihtsalt vale arusaam, kuidas ja millal need siis sõnad on nagu kasutusse läinud, et ma saan aru, et 2 erinevat muusikakirjutajat on loonud ühtedele sõnadele loo, mida siis kas üks oli üldse välja tulnud või mitte, seda mina täna, ma ei tea, eks ole, aga loo sõnade autor oli saatnud oma sõnad välja siis mitmele muusikaautorile. Kas sel aastal oli see ainukene lugu, mis siis sinu osalusega oli saadetud Eesti Laulule? Ma mõtlen siis eelvooru. Et ühesõnaga, mida sa tundsid pärast seda? Kas see oli see üks lugu, mida sa laulsid, võeti maha või tegelikult sa mõtlesid selle peale, et tegelikult oli mul veel paar lugu võistlustules, oleks võid need finaali saada? Mul tegelikult oli üks lugu veel ja see ei saanud edasi. See oli koostööprojekt ja see oli ühe väga andeka Eesti ja armastatud Eesti artistiga, kes selle loo tegelikult kirjutas ja kelle lugu mulle väga-väga ka meeldis. See lugu ei ole tänaseni tegelikult välja tulnud, me küll vahepeal seda plaanisime, aga see mulle tõesti meeldis. Ja ma pigem oleks võib-olla isegi teda rohkem näinud ma ei tea, Eurovisiooni võistlusel. Aga ei saanud edasi, nii et... Läks nagu läks ja kokkuvõttes läks jamasti. Ja. Kas sealt edasi sa iga aasta oled ikkagi proovinud või? Ei ole, ma arvan, et seal oli õige mitu aastat ikka vahepeal, kus ma ei saatnud midagi, aga kui ma jällegi saatsin, ma tihtilugu saatsin mitu lugu. Et ma mäletan, et ma esimese loo saatsin 2005 äkki, kui ma ei eksi, et eks need andmed täpselt on kuskil ERR-is olemas näha täpselt, et üle lugeda huvitav, et mitu ma olen saatnud. Ma ei ole järge pidanud, aga eks need paarkümmend on ikka olnud. Kas see on ühe muusika jaoks selline loomulik protsess, et lugu on valmis saanud, siis vaatad, et see Eesti laulutähtaeg on ka tulemas, ma saadan ära või kui oluline selline rituaalne akt on see sinu jaoks olnud, et ma saadan selle loo?
või mitu lugu? Ma ei arva, et see peaks üldse artisti selline loomulik protsess olema oma lugusid loomiku võistlusele kuskile saata. Aga teisalt jälle ma näen, et see on asi võib-olla, mis sellest kaotada on nagu suhteliselt vähem kui pigem võib-olla võita loo jaoks. Et lugu ei tähenda, et lugu peab kuskil, ei tähenda, et lugu peaks Eesti Laulu võitma. Või ei tähenda, et lugu peaks Eurovisiooni võitma, et kas siis sellele bändile, artistile või loole endale oleks mingi kasu edaspidiseks. Ütleme, see võitmine pigem on see, mis tekitab põnevust võib-olla kuulajas. No loomulikult, kui sa juba võistlustules oled, sa tahad teha nii hästi kui võimalik ja loomulikult on tore, kui tuleb hea tulemas, aga tegelikult see, kuidas sa selle seal teed ja mis on nagu selle loo edasine käik, mis on selle artisti edasine käik, see on nagu 100 kordi olulisem. Sest lõppkokkuvõttes ei ole see võistlus, mis su edasist nagu väga palju määrab. Siis, kui lugu ei saa enne siis finaali või nüüd poolfinaali, kas siis mingisugust tagasisidet ei tule? Ei tule sellist meili, et teie lugu ei saanud edasi või siis on musta auku läinud või kuidas see protsess välja näeb? Tead, ma kardan, et äkki ma teeks liiga, kui ma seda ütleks, sest ma lihtsalt ei mäletagi. Ma ei mäleta nagu, et kas on mulle saadetud meili, päris palju meili peaks olema küll, mida mitte mäletada, aga tead, ma pigem mäletan neid kordi, kus on saanud ja siis ma mäletan Eesti Laulu puhul Mart helistas mulle, Mart Normet. Ehk siis me räägime Supernaturali puhul. Supernatural puhul, jah, 2016-17. 2017, jah. Mart Normet helistas, et kuule, nüüd on hästi läinud. Jah, Mart ütles lugu. No ma olin tol aastal saadnud tegelikult 3 lugu. Jah. Mart ütles, kuule, said edasi. Kas muu hulgas ka Pretty Little Liar, jah? Jaa, siis Mart tegi nalja, küsis, no mis looga tahad minna? Mitte, et see tegelikult laual oleks, aga jah, siis ta ütles, et Eelsüri oli valinud just selle Supernatural. Kuidas sa vaatad tagasi sellele aastale 2017? Ma vaatasin neid skoore üle ja ega ikkagi ei olnud kaugel see, et sa oleks ka poolfinaalist edasi saanud finaali. Rahvale juba toona sa meeldisid? Ma ise kas ei mäleta nüüd jällegi neid skoore täpselt, aga hea kuulda muidugi selles mõttes, et ta jäi niimoodi napilt välja. Võib-olla pigem ma olen ise mõelnud, et võib-olla ikkagi, võib-olla ongi hea, et just ta sinna. Tihtilugu on kuskilt välja jäämine ja teise koha saamine ja kaotamine nagu palju olulisem. Mis see tähendab? No see tähendab näiteks seda, et mina usun ka antud juhul, olles ise olnud eelmise aasta teise koha mees, siis ma kujutan ette, et võis olla küll inimesi, kes uskus minusse, kes hääletasid ja kes tahtsid, et võib-olla mina lähen, aga ja võib-olla see aasta äkki häälestasid selle võrra rohkem. No ei tea, neid asju võib meelda päris palju, aga pigem vahepeal nagu liiga vara mitte midagi võita võib minu jaoks osutuda või minu nägemust mööda osutuda võib-olla selleks paremaks võimaluseks. No kui veel konkretiseerida, siis näiteks kuna sa eelmisel aastal jäid teiseks, sel aastal sa võitsid, kas sa tunnetad, et sa oled nüüd aastaga teinud mingit tööd rohkem, mis sa võib-olla muidu ei oleks teinud? Mingit tööd rohkem? Ma arvan, et võib-olla pigem mitte otseselt tööd rohkem, sellepärast, et kui see periood tuleb, kus me selleks nagu juba teame, et me saame ja valmistume, siis eelmine aasta jooksid kõik asjad selleks perioodiks minu jaoks, nii et see oli, ma tegin nii palju, kui vähegi tunde oli ja ega ajaliselt seal otseselt ei anna nagu midagi rohkem teha, et võib-olla ma olin kübe rohkem valmis üldse võistluseks sel aastal ja aastakese kogenenu lihtsalt. Mis need kõik asjad olid, mis kokku jooksid? Oli samal ajal toimumas ju seesama The Golossi projekt ehk The Voice Venemaal ja see oli sedavõrd keerukas, et tegelikult kui ma sain edasi, siis juba sügisel siis tuli võtta vastu otsus, et kas ma detsembris teen üldse midagi või ei tee.
ja ma sinna julgesin lõpuks kogu selleks perioodiks võtta ainult detsembrisse ja üks tuur Hedvig Hansoniga jõulude ajal ja üks kontsert Anne Veskiga ja rohkem seal põhimõtteliselt mitte midagi ei olnud. Ja mõlema puhul tegelikult tuli välja, et tuurikontserdil tuli mingi kuupäev veel ümber tõsta ja see, et ma Anne kontserdil jõudsin, oli selline väga napikas. Et see oli kindlasti üks asi, see võttis omajagu aega, samal ajal, eks ole, nii palju kui see tuur, eks oli. Ja siis Eesti Laulul oli ju tegelikult selles mõttes uus tiim või Tomi Rahula asus pulti ja Tomi kehtestas või võeti vastu taolised otsused, et tuleb teha, eks ole, loole video, tuleb selleks kuupäevas kohe esitada lõplikud materjalid, et need kõik nõudsid tegelikult näiteks selle esimese nädala jooksul, mis me teame, et me edasi saame, meeletut kiirustamist. Jah, põhimõtteliselt need olidki need asjad. Oli see siis sul ikkagi vaba nädal või tuli teha vabaks? Oi, seal tuli päris palju kuidagi ikkagi teha ja kombineerida. See oli selles mõttes ajaliselt väga raske. ma ikka tuli teha näiteks video ja ma tegelikult ei jõudnudki teha videot, mida ma oleks seal lool nagu näinud lõppkokkuvõttes, kus ma ise edisin põhimõtteliselt mõne tunniga selle monteerisin selle video nagu kokku ja kiiresti läksin, filmisin mõned kaadrid. Et see oli kindlasti selline põlve otsas asi, millele oleks tahtnud palju rohkem aega nagu pühendada. Korra ma küsin Koolasi kohta ka, et milline oli see töö, mis sinuga seal tehti ja kui palju sinuga tegeleti? Või oli see rohkem ikka selline, et on salvestus, siis lähed kohale, salvestad ära, siis teete mingit muid plaani ka ja siis tuled jälle koju ja... Eks see mõte on seal ikka see, et kuna saateformaadis ju sul on mentor tegelikult, tema oma otsus on siis, et kui tihti ta tahab neid proove teha. Loomulikult neid ei tehta selle aja jooksul niimoodi, et sa tuled iga päev või ma tean, et mõne mentori puhul oli seal nii, kus proove ei tehtudki. Et lauljad tulid kohale, nii palju tulid, et nagu ikka meil saateid tehakse, et sa tuled päev varem on, eks ole, sul proovipäev saates, eks ole, siis on võib-olla mingi, ma ei mäleta, kes läbimäng oli, aga põhimõtteliselt selle saateproov nagu. Nii palju teed, aga niimoodi, et mentor suga tegeleks või mõne puhul seda ei olnud. Mul vedas, et Ani suhtus sellesse ikkagi väga tõsiselt ja tal oli enda tiim, ütleme siis vocal coach, kes oli selle jaoks mõeldud, et ta meiega tegeleks. Tema ise kõikides proovides olla ei saanud, aga ta oli päris palju. Mind üllatas, kui palju ta nagu pani oma aega sinna. Millist nõu oli tal sulle anda 35-aastasele väga kogenud artistile? Peamine nõu, mis tema andis, puudutas pigem just seda, mida sa laval tunned või mõtled, et see, et ta ütles, tema ei tegelenud sellega otseselt, mismoodi sa mingit vokaali võtad või mismoodi sa seda häält teed, aga pigem oli just tema jaoks see, et mismoodi sa laval selle energia annad. Selles vallas olid tema nõuanded, näpunäited. Ja ma arvan, et mida ta tegi väga hästi, ma arvan, et mida ta teeb ise väga hästi oma showdel. Oskad sa kuulajaks kuidagi sõnastada ka siis mingisugune näpunäit, et kuidas Ani Loraka ütleb, kuidas Uku Suviste rohkem energiat saaks välja anda? Ütleme nii, et ta isegi paaril korral näitas. Ta näitas kohe ette. Kas just rohkem energiat, ta näitas erinevaid kohti või asju ette, ma mäletan, aga ma mäletan tema ühes esimeses kõnes, nimetame seda kõneks, siis pigem see oli nagu selline tervitus, et kui esimesed tema tiimiliikmed kõik, esimene saade oli, me saime edasi, siis meil oli järgmine päev kohe selline
me läksime ühte karaoke, niisugust privaat nagu karaoke koht pandi kinni, kus me kohe hakkasime talle järgmine päev laulma, et valida edaspidiseks nagu lugusid. Ja siis ta rääkis meile kõigile, et tänase ta on väga õnnelik, et just me sattusime sinna tema tiimi, eks ole, et valisime tema, et tema meie poolt vajutas ja siis ta rõhutas pidevalt seda, et oluline asi on tunda just armastust laval. Tunda armastust muusika vastu, tunda armastust kuule vastu ja tänulikkus, et sa kiirgaks seda, et see on nagu väga tähtis just, et sa tunneks seda tunnet. Vahepeal ongi see, et see ei pea olema tehniline asi, mida sa teed, astu nüüd siia selle jalaga ja mõtle diafragma peale, kus sa seda nooti võtad, et need on nagu tehnilised lähenemised, see on nagu tehniline eeltöö, mida me hääleseades teeme, aga kui nüüd see töö on nagu tehtud sellisena, nagu ta on, siis sooritusel ja sooritusel on väga-väga suur vahe, eriti mis puudutab just mingit kunstiala või ütleme taolist, et mida sa mõtled samal ajal, mis emotsioon ja mis asi sinust läbi käib, see on öö ja päev, mida aega edasi, seda rohkem ma tegelikult tõden või õpin seda, et meenutame esimest kohtumist Filipp Kirkoroviga ka. Esimene kohtumine Filippiga oli see oli kino, kus toimus üks esilinastus, filmi esilinastus, kus Filipp tegi kohe väikse rolli ja ma mäletan, et sinna me läksime Ani ja Filippiga, see oli selles mõttes suur siukene ka pressikonverentsi, mitte päris pressikonverentsi, see oli mingi punane vaip ja ütleme, ta oli selline ikkagi üritus. Ja siis ma mäletan, et siis Ani tutvustas meid. Kuidas läks nii, et sellest ühest kohtumisest on saanud ikkagi midagi sellist, et võib öelda, või Kirkorov ise ka ütleb, et ta on mingil määral su mentor? Kuidas on läinud niimoodi? Ennast paneb ka küsima vahel. Aga ma ei tea täpselt, kui palju ta jälgis ütleme seda Koolossit või kui palju, sest nad Aniga on ikkagi lähedased sõbrad. Ma ei kujuta ette võib-olla, mida nad Aniga suhtlesid, aga ma kindlasti usun, et ma olen suur võlglane Anile. Et lihtsalt ma arvan, et lihtsalt võib-olla Filipp ei teeks seda, et siin on üks Eesti poiss, ta laulis seda lugu nii, nüüd lähme Eurovisioonile. Et ma arvan, et võib-olla jah, et ma kindlasti võlgnen mingi tänu Anile sellele. Väga suure tänu, et ilmselt Ani ka ju pidi otsustama, keda tema endale võtab sinna, keda ta toetab seal ja loomulikult võib-olla ta jagas seda Filippiga. Kui me läheme nüüd Eesti Laul 2020 juurde, ehk siis selle võiduloo juurde, siis ma mäletan, sa ütlesid, et ega see loo paika saamise protsess oli ka päris raske. Oli see kuidagi niimoodi või? Nii palju küll jah, et eelnevalt ma algjärgus lugusid olid mul veel mitmeid, millest ma mõtlesin, et kas sellest teha ja kuidas ja kellega teha. Et võib-olla see võttis tegelikult rohkem aega, kui ta oleks pidanud. Aga idee poolest see lugu, see ei olnud üks nendest lugusid, mis nüüd aastaid valmib. Kuidas see protsess Kirkoroviga käis? Kas nagu sügisel oligi, et sa ütlesid Kirkorovile, et me lähme Eesti Laulule, Kirkorov ütles, okei, sa nagu nii võidad selle ära kindlasti, siis lähme Eurovisioonile või kuidas nagu see välja nägi? Sest Kirkorov ju on olnud selline protégé väga paljudele Eurovisioonil esinevatele artistidele ka tänavu. No tegelikult võib-olla siis ma juba läheks korra tagasi aasta tagusesse, kus ma olin juba esitanud oma loo selle Pretty Little Liar ja tegelikult kohtumine üldse Filippiga toimus aega hiljem, kus me seda arutasime, et pigem see mõte nagu nende poolt oli see, aga Ani oli mul juba eelnevalt öelnud, et kui ma saan kuidagi aidata, ütleme, teil on Eesti Laul, eks ole, kui ma saan kuidagi aidata, et minna näiteks Eurovisioonile või siis hea meelega anna mulle teada, et meil on suur tiim, meil on varem käinud, et me saame olla oma nõuga abiks. Sellise mõte.
ja nad selles mõttes nad olidki nii palju abiks, et Philipp lasi oma tiimil teha ka tegelikult ühe väikse sellise revambi nagu sellele meie loole siis ja andis mõningast nõud ka lavalise osa pealt. Aga siis pigem nagu vähem. Et nüüd meil oli lihtsalt natuke rohkem aega ja nüüd meil oleme rohkem nagu seda selles mõttes koos teinud. Milline see võistlus sinu jaoks oli? Kuivõrd kindlana sa tundsid ennast, et sa saad mingisuguse väga kõrge koha ega võitu raske ennustada, aga et sa oled seal superfinaalis? Võib-olla ma ütlen niipidi, et ma tundsin ennast pigem kindlana, kui ma oleks mitte saanud kõrget kohta. Ma tundsin, et mis iganes juhtub, et ma nagu püüan ennast ikka hästi tunda. Mitte ei püüa või ma arvan, et ma nagu tunneks. Sa olid nagu endaga rahuga teinud selle võistluse kontekstis, et läheb nagu läheb. Kas ma saan õigesti aru? Jah, absoluutselt, sest lõppkokkuvõttes see on see, mis juhtub üldiselt. ja mida võib-olla mida varem võib-olla rahu teha sellega, seda parem, et samamoodi mind ootab ju uus võistluse ees, ma võin sealt viimasena tagasi tulla. Pean endale järgmine päev otsa vaatama. Kas Eesti Laulu teiste esituste seas oli midagi, mille puhul sa vaatasid, sa pagan, küll see on hea? Jaa, väga palju. Näiteks? No näiteks kindlasti ma võtaks enda lähima konkurendi, enda muidugi hea sõbra Jaagupi, kes on arvestades tema nii noort vanust tegelikult teinud mitmeid töid, mis on väga muljetavadavad, väga värkimisväärsed. Resiivallast, ka muusikavallast, et ma pigem, just ütleme tema puhul, tema on võib-olla üks näide, kui me ennem rääkisime sellest, miks on võib-olla parem mingi hetk mitte liiga vara võita. Ma arvan, et ta on väga heas positsioonis, kus ta just praegu on ja ma arvan, et tema jaoks saada endale nii palju kuulajaid nii Eestis kui ka juba väljaspool, ma arvan, et see oli väga oluline ja see, kuhu see äärasmees jõuab siin mõnede aastatega, ma arvan, et see on kordi suurem, mida ta praegu isegi selle looga teeks. Aga neid oli veel. Nii. Mulle meeldis väga ka net loomulikult, mul oli hea meel, et taoline muusika jõudis nii kõrgele nagu superfinaal ja miks ma seda ütlen, sest ma näen nagu seda, et Eurovisioonil või ka eelvoorudes meil on alati tavaliselt kaks ja väga erinevat hindajat, meil on rahvas ja meil on žürii. Ja see on alati selline niisugune väike dilemma, et kas sa tahad pigem, ma ei saa öelda, et muljet avaldada või meeldida, sest see on nagu, see kõlab lihtsalt jaburalt, aga pigem see on see, et sa valid, et kas sa läheb rohkem rahvale või žüriile. Sven Lõhmus, kusjuures aastaid tagasi ütles ühes saates sellise väga huvitava asja, millest ma tol hetkel üldse aru ei saanud ja mõtlesin, et mida sa ajad, Sven? Sven ütles, et ma ei mäleta, mis küsimuse peale, aga mul jäi nagu see kõlama, et Sven ütles, et kui sa teed rahvale või kui me teeme rahvale, siis me teeme rahvale. Ma olen hiljem võib-olla seda rohkem õpin nagu aru saada, et seal on nagu väga palju tahke sees, millest nagu aru saada nii lihtsast lausest. Aga harva juhtub see, kus seal on nagu ühisosa ja kõrgel kohal ühisosa. Ma arvan, et Aneti lugu oli kindlasti üks see, et on lugu, mida oskab hinnata mis tahes žürii suurel määral ja ka rahvas. Et see on see, mille mulle hea meel. Lisaks sellele mulle see muusikastiil väga meeldib. Loomulikult ma võiks põhimõtteliselt, ma arvan, et igast finalistist rääkida. Stefan, ideaalne, väga stiilipuhas esitus, väga stiilipuhas lavalolek, minimaalne, temale väga sobilik, no super lugu ja mismoodi ta seda ette kannab, mulle väga meeldis. No kui sa selle Sveni mõtte juba tõid mängu, siis kas Uku Suviste teeb rahvale või?
ma ei oska ennast niimoodi liigitada, ma ei saa seda ka öelda ja ma ei saa ennast võrrelda kuidagi Sveniga, sest et mul ei ole Svenile midagi vastu panna, et ma ei ole hitmees olnud. Ma ei ole hitlugusid kirjutanud nii nagu Sven. Et seda, kas see võiks kunagi juhtuda, et ma kirjutan mõned, siis ma oskan öelda. No mis sa seletad, kui ikkagi 65% Eesti Laulu häältest tuleb sulle, siis see on ju hitt või ei ole või? Noh, siis ta on hitt sellel võistlusel. Jah, pigem ongi, siis ta on hitt sellel võistlusel, mis sellest loost nüüd saab edasi, sest lõppkokkuvõttes loo mõte on ikkagi see, et mis ta on ühel võistlusel või kui palju seda inimesed pärast nagu kuulavad. Et ma pigem arvaks, et või ütleks, et see, kas ta nüüd on hitlugu, see on ikka see, et palju teda lõpuks raadiod mängivad, palju teda inimesed kuulavad, tänapäeval palju teda, eks ole, YouTube'ist või Spotify'st või kuskilt minnakse kuulama, et see vist on pigem nagu see, mis talle võib kas siis anda või mitte anda hitistaatuse. No aga sa ikkagi ju laulad selliseid lugusid ja teed selliseid lugusid, mis on su enda maitse. Kas see tähendab, et sinu maitse ei ole siis päris... kuidas ma ütlen, laiade masside maitse või? Et sa ei ole hitte teinud? Ma julgen isegi jaatavalt vastata võib-olla sellele, jaa. Või siis, eks see ole ka üks teatud meisterilikkus, et nagu osata võib-olla seda helikeelt nõnda kombineerida, et sa teed võib-olla midagi, mis on sinu maitse, aga oskad seda panna sellisesse vormi, et see on väga kuulatav ja meeldiv, ütleme siis, nagu sa ütled, rahvale või suurem hulgale inimesele. Et väga oluline oskus. Sa ei ole veel seda oskust omandanud, ma saan aru, enda arvates. No ma oskan siis öelda, kui mul on hitt ette näidata. Selge pilt. Ma tahan rääkida veel ühest artiklist, mis ilmus pärast seda, kui said Eesti Laulu võitnud. See oli Eesti Ekspressi nädala persooni artikkel. Kas sa ise oled lugenud seda? Ei ole. Ja, siis ma teen mõned väljavõtted. Seal oli räägitud ühe anonüümse Eesti muusikategelasega, kes ütles, et Eesti muusikatööstus pole Uku Suvistet pikka aega omaks võtnud. Kas sa oskad sellist väidet kuidagi kommenteerida? Mida see võiks tähendada? Ilmselt võib-olla on ütleja silmas pidanud seda, et ongi see, et minu lugusid sa ei kuule nii palju nagu ütleme Oti lugusid või Taukari lugusid või sest et kui ma mõtlen selle pealt, et mis on mu esinemiste arv või ütleme, mis on publiku tagasiside esinemisel, siis ma võib-olla seda ei julgeks kindlasti väita. Et pigem need on olnud nagu pigem nagu head. Oled sa ise ka seda tundnud, et Eesti muusikatööstus mingil hetkel pole kuidagi sind omaks võtnud? Ma ei saa öelda tundnud, see on nagu midagi, mida ma ju tean, et kui ma ei kirjuta sellist lugu, mis ütleme lööb raadios laineid, siis seda lihtsalt ei ole. Teine teema, millest seal juttu oli ja millest sa ei tahtnud rääkida, oli see, et sa oled väga heas füüsilises vormis. On ju. Sa ütlesid, või vähemalt seal artiklis toodi välja, et see teema on sinu jaoks pealiskaudne. Oled sa nõus sellega? Või on see õigesti sõnastatud seal artiklis? Ma usun, et jah, et seda võrd küll, et ju seda on ka tegelikult võib-olla kajastatud piisavalt. Et ilmselt sellepärast, et inimene, kes kirjutas ju persooni loo, ta konsulteeris minuga ja küsis mult mingeid küsimusi üle ja kui ma siis ütlesin sellepärast, et põhjendades talle, et seda on kajastatud küll. Ometi sa ju teed ikka trenni. Miks sa trenni teed? Kas sellepärast, et näha... Ikka trenni, aga... Puhtalt enda pärast või ka puhtalt sellepärast, et näha artistina hea välja? Ma ei hakanud seda tegema sellepärast, et ma artistina näeks hea välja. Ma hakkasin tegema seda võib-olla trenni, ma olen terve elu midagi trenni teinud, aga võib-olla hakkasin rohkem tegema ikkagi, kui ma USA-s olin. See oli võib-olla vastulöök selle, et ma vaatasin, et jube hästi maitseb sealne toit mulle ja jube noores vanuses ma hakkan kilosid võtma juurde. Et võib-olla pigem see oli nagu see hetk, kus ma mõtlesin, nüüd tuleb midagi liigutada. Sinust mingisugust sellist rahvaspordiürituse suurt nägu ei ole saanud, ei ole tehtud või ei ole kutsutud, nagu väga paljud artistid on ju. Jaa, ma arvan, et ma ei ole võib-olla ise ka nagu soovinud liiga nagu rõhuda sellele ja
pigem ma arvan, et ma olen tagasihoidlik selles küsimuses. Ma ei ole ju sportlane ja ma ei näe, et see oleks minu suur missioon kõiki võib-olla, kui ma olen kindlasti seda teinud, et ma olen kutsunud inimesi liikuma aga ma ei näe, et see oleks nagu suur missioon, et ma peaks seda otseselt tegema. Ja arvestades võib-olla sellega, et praeguses nüüdses maailmas meil on see niikuinii, ütleme, see fitness võtnud suurt populaarsust, et ma arvan, et lihtsalt mul ei ole pointi seda teha. Mu roll on ikkagi mujal. Kas see lavaline esitus, mis on Rotterdamis plaanis, see on nüüd paika saanud või? Selle põhiasi on paika saanud küll, jah. Sellepärast, et nüüdseks on tulnud juba esitada materjalid Eurovisioonile ja see on paika saanud, jah. Kas ja millised on muutused? Vastus on muutusi tuleb. Aga täpselt, mis nad tulevad, nendest on veel sutsu vara rääkida. Millest tulenevalt tulevad need muutused? Ma tahan oma küsimusega jõuda selleni, et milline oli see analüüs Eesti finaali kohta, mis te kindlasti ära tegite, et mis seal oleks võinud olla teisiti võib-olla? See meie praegune mõte, mis meil üldse laval on, see tegelikult sai algselt alguse meie videost, mis me tegime. Ja nii nagu ta oli, eks ole, poolfinaalist finaali, me tahtsime seda mõtet natuke paremini lihtsalt teostada. Aga kuna tuleb minna edasi, areneb võistlus, siis tuleks ka nagu seda mõtet, sest ma näen, me kõik arvasime ja nägime, et seda annab teha tegelikult hoopis teistmoodi ja paremini. Mida sa ütled nende Eurovisiooni suurte fännide väidetele, et oi, Eesti on nüüd küll ühe vanamoodsa lauluga läinud? Teil on õigus. See kuidagi ei solva sind? Ma ju kuulen sama, mis ma ei ürita originaalne olla. Vanamoodne, võib-olla siis ma küsiks, et mille suhtes? Tegemist on ta pigem läheks sellise oma instrumentaariumi mõttes ikkagi tegelikult läheks sinna rock-ballaadi alla võib-olla, et jah, võib-olla eeldaks natukene käredamat või suuremat osakaalu kitarri vallas, aga see mõte algselt oli teha tast selline rockilik parlaad. Ja oma kõlapildit on ta kindlasti midagi, mis on pigem ajatum ja mis ei ürita nüüd tänapäeva tegelikult sellist soundi taga ajada. Et selles on absoluutselt õigus. Annan neile plusspunktid praegu. No ma kujutan ette, et ega Rotterdamis ka kõik need nähvitsad, kes su ümber on, et mõni ikka küsib seda küsimust. Sul on väga hea vastus valmis, ma pean nõustuma. Ma tänan, aga selles mõttes, et siin ei ole nagu selles mõttes, et ma ei pea vastu vaidlema sellele, et ma arvan, et see on tõsi. Eurovisiooni kontekstis on sul seesama rahu endaga tehtud, et läheb, kuidas läheb? No ei lähe, ei päris niimoodi ei ole, selles mõttes, et pigem mis on ikkagi tähtis selle võistluse puhul on, et me suudaks, kui me võtame mingi ampsu midagi teha ja kui me üritame teha midagi natukene muuta ja sellega areneda, et siis pärast õigustaks ennaks, et ta oleks ikkagi teostatud hästi, muidu ei saa ju väga rahul olla. Et pigem see on nagu see kõige tähtsam osa. Mida nüüd, kui palju seda, et mis tulemuse see toob, siis vaadates bookinguid praegu, siis väga palju see ei too. Aga no vaatame. Kas sul on olnud aega ka mingisuguseid konkurentide laule kuulata või? Ma olen kuulanud ainult Sutsu Leedu lugu ja mul on räägitud Islandi loost, ma ei ole veel kuulnud. Seega väga palju mitte. Ma olen näinud ka, natuke olen Moldova lugu kuulanud. Kus on ka Kirkorovi käsi sees? Ja rohkem ei teagi kusjuures. Kuidas see Leedu lugu meeldis? Leedu lugu. Mulle ütles üks hea sõber, kes tavaliselt ennustab kõik ette, ütles, et see lugu, pane tähele see lugu. Ja see oligi see, miks ma seda kuulama läksin.
see oli sõber, kes ütles eelmine aasta, et kui sa lähed seda lugu laulma nii, nagu sa lähed, siis sa saad teise koha. Ja see aasta ta ütles mulle, Uku, see aasta saad esimese koha. Ja tavaliselt ta niimoodi iga aasta hämmastab kõiki sõpru ja inimesi. No see aasta ta ütles Leedu kohta, aga ütles Uku, ole valmis. Ma ei tea milleks. No ma kuulasin Leedu lugu ja ma arvan, et ma ei ole isiklik võib-olla selle muusika võlu fänn, aga see ei ole üldse tähtis, see ei ole ma arvan, et Leedu lugu või ütleme see lavaline ja see on tabanud ära millegi, mis kõnetab inimesi. Et see on asi, millega ma kindlasti saan nõus olla. Kui see Eesti Laulu võitu ei käes, sa läksid järgmisel päeval Laima Vaikule tuuri kontserdile Moskvasse just, Just. Kui palju seal pealt vaatajaid oli? Ma arvan, et selle saab muidugi välja vaadata, see oli Kremli kontsertsaal. Ta on sutsu sarnane meie Nogi-saaliga. Eks siis paar tuhanded, jah? Ja. No lõpetuseks ma tahtsingi küsida, et kui sa oled käinud sellistes mastaapsetes teleshowdes, kui sa esined nii suurtele massidele meie idanaabri juures, kui sa lähed Eurovisioonile, kui nüüd Ani Loraki sellist soovitust meelde tuletada, kuidas sa tuled siis tagasi Eestisse ja mingitel väga väikestel kontsertitel suudad sama palju armastust välja anda kui nendel suurtel? Kas see on sinu jaoks teema, et kuidas olla tasemel iga publika jaoks? Noh, kui sööd ära uhkes restoranis prae, siis ju võid teinekord lubada ka mõne väikse burgeri kuskil, et see aga see selles mõttes ei ole hea näide, et mitte ma võrdleks seda kuidagi burgeriga, vaid vastupidi. Tegelikult on see, et alustame sellest, et see on mu kodukoht ja ma esinen täna praegu siin põhiliselt, et kui võimalus on mõni selline suurem esitus kuskilt teha, siis ma olen selle üle väga tänulik, aga ma ei ole see artist, kes ütleb, ma siin ei esine või et mul on töö ainult kuskil suvel, ei ole ju. Ma olen täna siin. Sellest ma saan aru, et sa ütled seda, aga kas kuidagi see tunne on, et tuledki sealt Laima Vaikule suured kontserdid tagasi, et lihtsalt et sa pead kuidagi eriliselt ennast käima kloppima, et sama palju endast välja anda? Või see ei ole sinu jaoks teema? Ei, pigem mitte, sellepärast, et me oleme, ma arvan, et Eesti on üks selles mõttes artisti jaoks kindlasti, laulja jaoks üks uhke koht, kus meil on tegelikult võimalik teha päris tihti, päris uhkeid asju, arvestades teleshowd, mis on väga hästi toodetud. Meil Saku Suureli, kus oli kontserdid, kus on kõik võimas uhke valguspark ja muu produktsioon. Ja samas me teeme esinemisi, mis on väiksemad, intiimsemad, et me oleme tegelikult sellist asja saanud ju kogu aeg ja igapäevaselt nagu väga palju varem tunda. Ja ikka jälle meile tegelikult meeldib teha kuskil väikses mõisas mõne intiimsem kontserdi. Lähed õhtulehele naistepäevaks laulma kitarriga, et ma väga loodan, et see on ja jääb alatiseks ikkagi, et sulle meeldib teha intiimset ja väikest kontserti. Seda on väga tore kuulda. Uku, suur aitäh, et olid külla ja ainult edu. Mina tänan teid samuti. Aitäh, Taavi. Taavi Libe, lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.